meetrilt. Nii et suurepärane sooritus Eesti meeskonnalt ja Teet Allas siis oma 30. mängus koondise eest lööb oma esimese värava. Täieliku üllatusena tuli see löök Moldova väravahile Jevgeni Marukile. Kiidame. Ja pall on siis pandud keskjoonele, nüüd näeme uuesti seda. Ja tõesti väga augel on see pall väravast, võib-olla isegi oma 40 meetrit ja väga täpne löök, posti kõrvale pall keeras. Nii et super värav Teet Allaselt. Kindlasti üks kandidaat Eesti jalgpalli ajakirjanike klubi kõige ilusaima värava hõbepalli auhinnale. No nüüd läheb ka väljakul kindlasti. Ka võõrsil Andorra mängus oli üks analoogne olukord, kus Lindpere päris ohtlikult sai löögile ja Kristel jookseb palli eest ära, aga Lindpere kõmmutab müüri. Ja nüüd on Allasel võimalus. 40 meetrit väravas! Teet Allas on viinud Eesti meeskonna juhtima 1-0 ja suurepärane olukord, milleks Koldo Andorra väravas valmis ei olnud, kui seal meeste vahelt kauglöögiga sundis Allas vastaste väravahi eksima ning Eesti meeskond on läinud juhtima ning Teet Allas